veel, mis mooga ükspäev juhtus. Mõtlesin, et teen jahupile praekala. Noh, läksin siis poodi ja seisan seal leti ees ja küsin siis poeselilt, oli suke väga noor poiss, et pojuke, et on need ka värsked kalad. Tema selle peale, et muidugi on, et näe, muist elavad veel. Nii kui see miskit tähendas. Ma ütlesin talle, ma ka elaus alles, ega ma sellepärast esimeses nooruses enam pole. Paktis mind lollini auga, aga 20 senti andis ikka kiluhinnast alla. Lähen siis välja, kõrval paarist tuleb välja 2 meest. Need olid siukest nägu, need olid eilses sattis hääl juba. No, üks siis nuhutab ninaga ja ütleb teisele, et sivelik asju. Ma ei saanud ka pidama, ma ütlesin, et teate, see on see värske õhk, mis teite ninaga praegust üldse kokku ei lähe. Oleks pilk tapnud, teadmaks surnud praegu. Sellepärast, et ega elus on ikka nii, et kui sa oled selleks ajaks, kui sa oled õppinud keelt hammast taga hoidma, need on juba suust läinud. Selle teadmisega panin sealt ägedalt punuma. Tee peal tuli mul vastu töllieit. See oli käinud oma pühaga arstimanu. Arst oli siis küsinud, et kas teil on ka kuiv püha? Töllieit vasta, et ei no püha on küll kuiv, aga et püksid on märjad kõik 9. Ma lohutasin siis teda, et sa täna jumalat, et sul kõhutõbe koos skleroosiga pole. Mõtle, jooksed kemmergu poole ja korraga meelest läinud, miks jooksid? Mõtle, siis on pükstega kööga, eks ole. See lõi rehmas käega, pani kodu poole kõhides edasi. Ma jõudsin siis kotta, siis Jaagup võtab mu vastu siukse jutuga, et küll sa Milla oled täna kena. Ei no tere. Ma ütlesin, ega naised ei jäägi vanemaks, ega meestel läheb lihtsalt aastatega silmanägemine viletsaks. Vaat siuke lugu.